Arengukoostöö on selline heal järjel ja vastutustundlike riikide tegevus, et siis aidata neid maailmariike, mis on veel suhteliselt vaesed ja kus inimesed saavad vähe haridust ja üldse elamistingimused ja inimeste võimalused on oluliselt väiksemad kui paremini maailmas edasi jõudnud riikidel. Et siis aidata neid ühiskondi ja riike järele, et anda sealsetele inimestele siis erinevate tegevuste kaudu võimalus näiteks haridustaset parandada, näiteks tervishoiuteenuste taset parandada, ühesõnaga teha kõike seda, et ka nendes riikides inimeste elu muutuks nii paremaks kui jõukamaks. Humanitaarabi antakse selliste erakorraliste olukordadega toimetulekuks. Näiteks kuskil väriseb maa, inimeste majad kukuvad kokku, paljud inimesed saavad viga, siis selleks, et neid aidata sellest olukorrast võimalikult kiiresti välja tulla, siis antakse kiiret erakorralist abi, mida nimetatakse humanitaarabiks. Või on kuskil mõni muu katastroof, kus on vaja kiiresti reageerida, või on näiteks sõjaolukord, kui on vaja aidata sõjapõgenikke, et nemad ellu jääksid näiteks toidu või vee või kõikvõimaliku muu eluks vajalikuga, siis see on humanitaarabi. Arengukoostöö on suunatud ikkagi pikema plaani järgi ja tulevikku. Arengukoostöö on selline süstemaatiline lähenemine, et siis ühes või teises riigis ikkagi seda vaesuse määra vähendada ja võimalusi, sealhulgas ennekõike haridusvõimalusi juurde luua. Kaks suurt põhjust. Esimene on selline rohkem omakasupüüdlik ja teine mitte, et ma alustaks sellest viimasest. Ja see on see, et ikkagi täna, kui kogu maailma vaadata, siis Eesti on pigem ikkagi nende riikide hulgas, kes saab juba iseendaga päris hästi hakkama ja kes on ka ikkagi oluliselt jõukam ja kõrgema haridustasemega kui suur osa maailma riikidest. Ehk siis sellest tuleneb ka selline moraalne kohus, et aidata neid, kes on kehvemas seisus, kellel ei lähe nii hästi kui meil ja kui meenutada ka Eestit siin 20 aastat tagasi või natuke rohkem aega tagasi, et siis oli ka palju riike, kes aitasid meid, et meie võimalikult kiiresti saaksime areneda ja ka oma elatustasemega näiteks edasi liikuda. Ja omakasupüüdlik lähtekoht on see, et tegelikult ega palju probleeme maailmas ju tuleneb vaesusest, tuleneb vähesest haridusest. Ja kõik need probleemid tegelikult jõuavad meile ka. Kui me vaatame ka tänast maailma, siis ka vaesusest ja harimatusest tingitud konfliktide tulemusel on terrorism levimas, põgenikelained ja ka muid hädasid ja need kõik puudutavad meid ka. Nii et selles osas on ka meie praktiline huvi, et vaesust ja harimatust oleks maailmas vähem, et siis ka sellest tulenevad halvad asjad jõuavad meile loodetavasti siia harvemini. Ma arvan, et Eesti on tegelikult saavutanud arengukoostöös juba päris palju, et kui vaadata Eesti suurust ehk 1,3 miljonit elanikku, et siis me oleme päris palju sellesse valdkonda panustanud. Minule meeldivad kõige rohkem need näited, mis on väga inimlikud, et näiteks Afganistan on olnud üks meie arengukoostöö peamisi sihtriike ja seal on Eesti arengukoostööprojektid ka tegutsenud näiteks hariduse ja tervishoiu valdkonnaga, nii et võib öelda, et tänu Eesti siis tervishoiualastele arengukoostööprojektidele näiteks Afganistanis on jäänud väga paljud emad ja imikud ellu, kuna näiteks üks projekt oli suunatud just sünnitusabile ja sellega seonduvale ja imikute ja emade suremus sünnitamisel oli Afganistanis ikka väga kõrge siin aastaid tagasi, et need numbrid on läinud oluliselt paremaks. Nii et see on üks selline näide. Kindlasti on Eestile väga olulised olnud ka kõik need arengukoostööprojektid, mis puudutavad infotehnoloogiat ja e-võimalusi. Et selles osas on meil olnud partnerriike üle kogu maailma kümneid ja kõigi nende e-võimaluste ja e-tehnoloogiate tutvustamine ja nende näidete eksportimine nendesse riikidesse aitab nendes riikides selgelt vähendada korruptsiooni, suurendada elatustaset ja samamoodi ka haridust. Nii et need on võib-olla paar näidet, aga minu meelest päris kõnekad, kuigi neid näiteid
näiteks ka Ukrainaga, Moldovaga, Gruusiaga, riikidega, kes võib-olla 20 ja rohkem aastat tagasi olid meiega samas seisus, et need ühiskonnad muutuksid, et ka sinna me oleme päris palju panustanud. Otseselt osalemiseks on võimalusi küll, et maailmas ja sealhulgas ka Eestis tegutseb päris mitmeid organisatsioone, kes näiteks saadab noori inimesi vabatahtlikku tööd tegema riikidesse, kus siis on seda vaja ja kus on see võimalik, ehk siis, et sõna otseses mõttes noored inimesed koha peal juba mõnes vähem arenenud riigis saavad aidata kaasa kas seal mõne kohaliku kooli arengule või ükskõik millisele muule valdkonnale, mida seal vaja on. Nii et see on kõige otsesem, nii et mina soovitaksin kõigil neil noortel, kes tahaksid seda teha, otsida üles siit Eestist siis need organisatsioonid, kes sellise tegevusega toimetavad ja võtta ühendust ja pakkuda ennast välja. On võimalik arengukoostööle ka kaudsemalt kaasa aidata, on võimalik oma lähi- ja sõpruskonnas teha selgitustööd selleks, et maailma asju paremini mõista. Alati, kui on selleks võimalus, on võimalik teha ka humanitaarabiorganisatsioonidele annetusi näiteks, et aidata kaasa siis hädas olevate inimeste abistamisele erinevates maailma punktides või ka näiteks aeg-ajalt kogutakse mingit esemelist humanitaarabi, et anda sinna oma panust ja annetust või aidata neid asju siin korraldada siinsamas Eestis, nii et kellel soovi on, siis neid võimalusi ikka leiab.